Nii, siis tere õhtust kõigile, tere tulemast tagasi Parabellumisse. Täna õhtul on minuga Diego Batistessa ja põhimõtteliselt räägime täna paljudest huvitavatest lugudest, mis puudutavad Hiinat, Mehhikot ja Ameerika Ühendriike. Fentanyl Nation, loomulikult on fentanüül muutunud oluliseks teemaks. Ameeriklasi narritasid isegi Gröönimaa inimesed, me tegime ka selle kohta meeme, zombisid. Aga suurem osa liigub läbi Mehhiko. Nii et nagu me teile lubasime pärast seda, kui tegime eelmine kord otseülekande Ladina-Ameerika narkokaubanduse geopoliitikast, oleme nüüd siin. Palun, Diego. Siin me oleme jälle, tere õhtust Mirko, tere õhtust kõigile kuulajatele ja vaatajatele, kes täna õhtul meiega liitunud on ja meid vaatavad. Tõepoolest, me olime seda lubanud, rääkisime sellest ka Francesco Guerraga, viimati kui rääkisime veidi Ladina-Ameerika kartellidest ja organiseeritud kuritegevusest. Ja fentanüüli teema, nagu pealkirjas hästi tõlgitud sai, tänase õhtu esitlusel oopiumi geopoliitika. Tegelikult puudutab see otseselt Ameerika Ühendriike ja on muutunud tõeliseks riiklikuks tervisehädaolukorraks. Aga see viib meid palju olulisemate geopoliitiliste aruteludeni, mis seovad omavahel Mehhiko, Hiina. Väga aktuaalne teema, sest me teame, et Donald Trump on neil päevil just Hiinas koos Xi Jinpingiga peavad nad kohtumisi ja see paneb meid mõtlema, kuidas tänapäeval suured kuritegelikud organisatsioonid suudavad kasutada globaliseerumise ja pikka lainet, et luua mõjupiirkondi ja eelkõige tohutuid rahavooge. Criminalization võib tunduda Netflixi sarja pealkirjana, kuid tegelikult on see olukord, mida Ameerika Ühendriigid praegu läbi elavad. Võib-olla saabki sellest sari, ega neil seal palju aastaid enam jäänud ei ole. Võib-olla saabki sellest. Nagu see sari Pablo Escobarist, eks. Esimene küsimus juba enne, kui hakkad midagi seletama. Esiteks, miks fentanüül pole veel Euroopasse jõudnud? Kas see on meie maffiate pärast, kes seda ei taha, sest klientuuri seisukohast on see narkootikum, mis hävitab kliendi ja seega ei hoia teda pikaajaliselt. See on narkootikum, mida on raske hallata. Seda on raske hallata, selleks on vaja mastaapi, seda näeme ka esitusest, mille oleme ette valmistanud. Selleks on vaja mastaapi. Kus on voog? Vabandust, te teate, et mulle lipsab aeg-ajalt sisse hispaania keele mõjutusi peale selle bassikamente. Ja kus peab olema väga kiire, lihtne juurdepääs ravimitele, hiljem näeme miks, ning kus peab olema suur sõltuvus valuvaidistitest. Ja eriti on meil üks element, millele sa just praegu rõhku panid. Üks suurimaid probleeme, mis on neil, kes uimasteid müüvad, pusheritel, hispaania keeles nimetatakse neid kamelloseks, on see, et nad ei tea, kuidas mitte oma kliente tappa. Nad ei suuda leida valemit, mis võimaldaks neil müüa nii, nagu müüakse teisi narkootikume. Sest fentanüül, nagu me täna õhtul näeme, on äärmiselt surmav. Väga väike annus võib olla väga surmav. Ja kuna paljudes narkoturul segatakse erinevaid narkootikume, on fentanüül muutunud äärmiselt tõsiseks probleemiks. See on epideemia. Me räägime kümnetest tuhandetest surmajuhtumitest, eriti noorte seas Ameerika Ühendriikides. See on toode, mis ei ole veel Euroopasse jõudnud, kuid mis ei ole veel jõudnud Mirko ka teistesse Ladina-Ameerika riikidesse. On märke mõned näited Argentiinas, teistes riikides, kuid see ei ole veel jõudnud sellele tasemele, mida me näeme Ameerika Ühendriikides. Kui me mõtleme fentanüüli peale ja kahjudele, mida fentanüül on põhjustanud, vabandust, et ma naeratan, sest ilmselgelt ei ole see asi, mille üle naerdaks. Aga see paneb mind muigama, et oli vaja vaid mõne aastaga luua riiklik fentanüüli teavitamise ja teadlikkuse tõstmise päev. 2026 aastal toimub juba 5. selline päev. See tähendab, et see algas
2021 aastal, 29. aprillil, nii et vaid mõned päevad tagasi, 2 nädalat tagasi, oli riiklik fentanüüli teavitamise päev, sest on oluline tõsta avalikkuse teadlikkust, meenutada, et ohvreid on väga palju, eriti noorte seas ja eelkõige edendada üleannustamise ennetamise strateegiat naloksooniga. Naloksoon on see, mida kasutatakse, praegu kasutavad seda kõik korrakaitsjad ja parameedikud Ameerika Ühendriikides. Nagu näete, panin teile ka pildi ühest hiiglaslikust reklaamtahvlist, mis asub tänaval. See aitab meil mõista, et see on omamoodi sprei, mida kasutatakse ka inhalaatorina ja mida saab kasutada erinevates vormides, eks. Kui kõige tavalisem on just see liik. Selle asemel kasutatakse inhalaatorit, mis meenutab veidi seda, mida kasutatakse astma puhul, eks. See on aine, mis aitab sul põhimõtteliselt elusalt haiglasse jõuda. See tähendab, et see ei ole mõeldud üledoosi täielikuks tühistamiseks. Inimene, kellel on üledoos, ei tõuse naloksooni peale kohe püsti ega hakka kõndima. Ei, aga see võimaldab sekkuda nii, et sa saad vähemalt haiglasse jõuda, vähemalt natukene. Kuidas nad seda kasutasid? Mis see oligi? Epinefriin, kui ma ei eksi. Epinefriin. Ravim neile, kes said üledoosi. Ma mäletan, mina olin, Mirko, mõned aastad abiteenistuses, võib nii öelda, võib ju reklaami teha. Oli mõned aastad kiirabis ja ma mäletan, et me ei kasutanud, see tähendab, sellist protseduuri ei olnud. Aga nüüd, kui ma kujutan ette, mida peavad tegema parameedikud, kes peavad sekkuma või igal juhul korrakaitsjad või ka koolides, avalikes hoonetes, kus üledoosid on igapäevased, sellest on saanud omamoodi kohustuslik asi. See tähendab, et kõik korrakaitsjad ja need, kes tänavatel sekkuvad, peavad omama naloksooni. See on selleks, et te mõistaksite, millest me räägime. 5 aastat tagasi pidid nad looma riikliku teadlikkuse tõstmise päeva fentanüüli kohta. Ja tänavatel on suured reklaamtahvlid, mis räägivad naloksoonist, siin see on, kus selgitatakse, kuidas seda kasutada üledooside korral tegutsemiseks. Kui räägime juhtumitest, siis ma tõin siia ühe näite, et saaksime aru, millest me räägime. Loomulikult on olemas ka sotsiaalne struktuur selle kohta, kes kasutab fentanüüli rohkem, kes sureb rohkem. Ameerika Ühendriikides on väga selge sotsiaalne kihistus. Aga kui vaatate paremas allurgas olevat kasti, siis saate aru, et fentanüülikriis mõjutab tõesti kõiki. 2023 aastal suri Robert De Niro lapselaps, ma ei tea, kas te mäletate seda uudist. Väga noor, 19-aastane üledoosi tõttu, mis oli põhjustatud ravimite, opioidide ja teiste narkootikumide segust, mille hulgas oli ka fentanüül. Seega räägime milleski, mis mõjutab kõiki sotsiaalseid gruppe valimatult. Loomulikult polnud Robert De Niro lapselapsel majanduslikke probleeme, mis aga, nagu hiljem näeme, ründab eriti need, kes on kõige haavatavama kiitsüsteemis Ameerika Ühendriikides, mis ongi loodud sellist tüüpi struktuuri ja sellist tüüpi vajadusi teatud kihtides. Küsimus. Kui palju see maksab võrreldes teistega, sest kui see on suutnud teised välja tõrjuda, tähendab see, et sellel on lihtsam ligipääseda, tal peavad olema mingid kulud, eeldan, et mingi erinevus. Mitte ainult lihtsam ligipääs, vaid seda segatakse või peidetakse ka teiste tablettide sisse. Mõelge, ma ei tea, kas eelmises slaidil olid mingid numbrid, mulle tundub, et olid mõnede numbrite kohta. Näiteks mõelge aastatele 2020 ja 2024, 75% üleannustamise tõttu surnud 10–19-aastastest noortest oli seotud fentanüüliga. 75% 3/4 surmast aastatel 2020 kuni 2024 olid seotud fentanüüliga. Vaadake vanuse kategooriat. Vanuses 10–19 aastat, minu noorimal lapsel on 7 aastat. Kui ma sellele mõtlen, on see tõesti hirmutav. Ja kui läheme järgmise juurde, siis mõelge, kui vähe on vaja surmava fentanüüli üledoosi jaoks. Vaid 2 milligrammi.
See, Mirko, viib meid tagasi selle juurde, millest me varem rääkisime. Diilerid, narkomüüjad ei tea, kuidas mitte oma kliente tappa, et nad saaksid edasi osta. Põhimõtteliselt selleks, et tekitada sõltuvus ja panna nad edasi ostma. Mõelge, et fentanüül on 50 korda sõltuvust tekitavam kui heroiin. See tähendab, et see tekitab 50 korda rohkem sõltuvust kui heroiin. See on selline aine, et kui sa oled korg juba tarbima hakanud, siis on sellest väga raske loobuda. 50 korda tugevam kui heroiin, 100 korda tugevam kui morfiin. Morfiin on valuvaigisti, mida, nagu me teame, antakse inimestele, kes hakkavad tundma väga tugevat valu. Näiteks siis, kui neil on juba terminaalses staadiumis onkoloogiline haigus. Kujutage ette, et fentanüül on 100 korda tugevam kui morfiin. Me räägime keemilisest narkootikumist. See on keemiliselt loodud ühend, mis on muutnud, nagu hiljem näeme, Mehhiko kartellid tõelisteks kriminaalseteks keemiatööstusteks, sest nad hakkasid seda ühendit massiliselt tootma. Aga ma küsin seda, Diego, kui hind on nii madal, mõned ütlevad isegi 4 eurot doosi kohta, siis kasumi marginaal ei ole nagu siis, kui nad müüsid kokaiini või heroiini, 50, 100, 150 eurot grammi eest, sellised asjad. Aga asi on selles, et hind on peaaegu nunn. Hind tootmiseks on peaaegu nunn, sest Hiinast ostetavad eelained maksavad väga vähe ja väikese kogus eelainetega saab toota tohutul hulgal fentanüüli, mis siis jõuab peamiselt ja sellest räägime hiljem veel. See oli üks asi, mis mind kõige rohkem üllatas, kui ma hakkasin uurima, kuidas kartellid fentanüüli Ameerika Ühendriikidesse smugeldavad, kuidas fentanüül peidetakse ja milline on üks strateegiatest, mida kasutatakse selle sõltuvuse tekitamiseks. Ja mõelge nendele numbritele. 2023, kau 2024 aastal suri fentanüüli tõttu iga päev 150 inimest. See tähendab 150 inimest päevas. Need on need aastad, Mirko, mil hakati nägema neid õõvastavaid zombistumise pilte. Me räägime 250 000 inimesest 3 aasta jooksul, kes on Ameerika Ühendriikides surnud sünteetiliste opioidide üledoosi tõttu. 250 000 inimest, see hakkab juba olema keskmise suurusega linn Toskaanas, Mirko. Me räägime tohututest numbritest, eriti kui mõtleme ka nende inimeste vanusele, kes on sellega seotud. Kui saame jätkata, siis lähme edasi. Näete, see annab teile natukene aimu. Need on kaardid, mis annavad teile aimu, kuidas surmade protsent Ameerika Ühendriikides on kasvanud. Opioidide tarbimise tõttu jõudis 2023 aastaks üle 100 000 surmajuhtumi. 100 000 üledoosi tõttu surnud on hirmuäratav arv. Tõepoolest, presidendi kampaania ajal ütles Donald Trump, et see oleks olnud üks punktidest, millele ta oleks keskendunud. Kõrval oleval graafikul olen pannud mõned numbrid, mis eriti siin Parabellumis aitavad meil korraks mõista, millest me räägime. Need on Ameerika Ühendriikide hukkunud viimastes sõdades, mida Ameerika Ühendriigid on pidanud. Vaadake, kus on 100 000 ja 100 000 ületati ainult esimeses maailmasõjas ja teises maailmasõjas. Ükski teine sõda pole tapnud nii palju inimesi, kui fentanüül tappis ainuüksi 2023 aastas. See tähendab, me räägime... Need sõjad kestsid kauem, need ei kestnud ainult täpselt. Need ei kestnud ainult 1 aasta, aga me võtame arvesse ainult aastat 2023. Me võime rääkida ka aastatest 2020, 2021 kuni tänaseni ja me räägime tõesti hirmuäratavatest numbritest. Me näeme, et rohkem on mehi, kes surevad fentanüüli üledoosi tõttu, kui ka naiste arv on väga kõrge. Ma valmistasin teile ka kaardi, et näidata, kus Ameerika Ühendriigid saavad fentanüüli surmade osas kõige rohkem pihta.
ja te näete, et on 2 piirkonda, mida me kohe vaatame. Seejärel järgmistes slaidides, millel on väga kindlad nimed neile, kes tunnevad Ameerika Ühendriike, kõlavad need kindlasti tuttavalt. Roostevöö ja Appalachia. Need on need piirkonnad, mis kogevad väga tugevat tööstuslangust ja mis olid kaevandamise ja industrialiseerimise ajal väga olulised piirkonnad, aga nüüd on need piirkonnad välja surnud. Vaata, huvitav on märkida, et need on kõige maalisemad piirkonnad. Tennessee's, Kentuckys, Virginias, Louisianas, Uus-Mehhikos. Kõige industrialiseeritumad või ütleme kosmopoliitsemad piirkonnad on tegelikult need heledamad alad. Jah, siis on ka seos sotsiaalse kiistumise, etnilise rahvusliku poole ja selle suure majanduskriisi vahel, millest ma varem rääkisime. See on veel üks kaart, mille ma võtsin väga huvitavast ajalehest nimega El Orden Mundial, mis on kindlasti suur avastus kõigile, kes räägivad või loevad hispaania keeles. Järgmistel piltidel. Just nimelt, siin nagu näha on tegemist tõelise epideemiaga, sest see mõjutab kogu Ameerika Ühendriike. Ja täna, kui me räägime fentanülist, räägime me linnadest ning linna, äärelinna ja maapiirkondadest. Ja vaatame, kus need piirkonnad asuvad. See on New York, vaatame, millised piirkonnad on need, kus fentanülil on kõige suurem mõju ja näeme, et Bronx ja Queens on need piirkonnad, mida see enim mõjutab. Need ei ole linna kõige rikkama piirkonnad, vaid need on piirkonnad, kus elab palju inimesi, kelle majanduslik võimekus ja esmatarbekaupade soetamise võimalused ei ole eriti suured. Ja siin jõuamegi tagasi, Mirko, selle juurde, millest me enne rääkisime. See ei ole narkootikum, mis maksab 100 € grammi eest, nagu kokaiin maksis 10-15 aastat tagasi, vaid see on väga kergesti kättesaadav narkootikum. Aga mis veelgi olulisem, see tekitab väga tugevat sõltuvust. Mul läheb itaalia keele sõna alati meelest, aga see tähendabki sõltuvust tekitav. Ja järgmise slaidil. Me näeme siin just nimelt, et siin allosas näete viimast pilti. See punane fentanülikuul vastab kõigele, mis on paremal, see on heroiin, ja kõik, mis on veelgi rohkem paremal, on morfiin. Seega sellel punasel fentanülikuulil on sama tugev toime nagu heroiinil või morfiinil. Seega mõistame, kui vähe fentanüüli on vaja, et põhjustada üledoosi. Ja fentanüüli probleem seisneb selles, et see oli olemas juba enne, kui Mehhiko kartellid hakkasid seda kasutama kriminaalse keemiatööstuse loomiseks. Parempoolsel pildil näete fentanüüli selle legaliseeritud kaubanduslikul kujul ning seda on farmaatsiaettevõtted kasutanud juba aastaid. Ja see on toode, mis on olnud tootmises juba mitu aastat ning mida kasutatakse krooniliste valuseisundite raviks. Tavaliselt, nagu näete, töötati see välja 1960. aastatel. Ja seda kasutati tõepoolest ainult väga tugevate valude korral ning tekitas kohest eufooriat. See on väga tõhus, sest see on väga tugeva toimeline. Kuid juba 1960-ndatel, kui see välja töötati, teati, et sellel ravimil oli probleem. Juba väga väike annus võis olla surmav. Oota, küsimus on, miks praegu? Mis mõttes narkokartellid, ma arvan, et see on ikkagi nende kraam, nii et nad tunnevad seda, sest seda kraami ei toodetud ju 70-ndatel, 80-ndatel, 90-ndatel. Miks nüüd see $1 miljoni küsimus, Mirko? See on õige küsimus, sest nüüd on nad selle probleemi endale ise tekitanud, Ameerika Ühendriigid. Tõepoolest, Mehhiko kartellid ja üldiselt urbaniseeritud kuritegevus vastasid tulunõudlusele. Hetkel, kui Ameerika Ühendriikide seadusandlus muutub, hetkel, kui see juhtub, seda näeme järgmistel slaididel. See, mida 1980-ndatel ja 1990-ndatel peale suruti, on nüüd selge, et see oli viga. See tähendab, et kriis ei teki tänaval,
vaid see sünnib kapitalistlikus süsteemis. Ja siin seletada seda väga hästi. See on just tervishoiu ja farmaatsiasüsteem ise, mis tootis selle 90. aastatel. Ja siin ka need, kes me jälgivad ja pungevad neid farmaatsiaettevõtteid hästi, hakkab mõni häirekell helisema. Burdufarma, mida kontrollib Sakkeri perekond, propageeris agressiivset oksikontiini ehk oksükodooni levikut, mida me väga hästi tunneme. Ja see on veel üks opioid, mida kasutati valuraviks ja mida esitleti kui väga ohutut. Väga agressiivsed turunduskampaaniad. Mirko, neid tablette müüdi nii, nagu võtaksid lihtsalt ühe tableti enda lendamist. Ma nägin mõnda saadet, see oli intensiivne, kus näidati, kui palju siil kasutatakse tohutult palju, isegi lihtsalt asju, et magama minna ja nii edasi, mis meil on retseptiravimid, aga Ameerikas võtad rahulikult, võtad sisse ja lähed magama. Vaata ka seal. Tegelikult näiteks fentanüüli, legaalset fentanüüli saab võtta ainult retsepti alusel. Probleem on selles, et need kampaaniad, mis olid väga agressiivsed arstide suhtes farmaatsiafirmade poolt, on loonud täiusliku tormi. Selles olukorras tahtsid kliendid ehk patsiendid seda saada. Arstid said suuri komisjoni tasusid retseptide kirjutamise eest. Ja nii on 20 aastaga tekkinud üleriigiline sõltuvussüsteem. Kui tundsid valu, otsisid kohe opioidi, nii kujunes välja süsteem, mis normaliseeris opioidide kasutamise valuraviks. Teisi ravivõimalusi polnud. Kohe mindi tablette võtma, kohe mindi ravimeid võtma, aga mis siis juhtub? Mingil hetkel seadus muutub või kui mitte seadus, siis arusaam ja tegelikult arvan, et muutub kogu süsteem. Siis tulevad need kartellid just nimelt ja vastame sinu esitatud küsimusele. Kui meil on 20 aastat massiivset retseptide laielemist, loome tohutu elanikkonna, kes on sõltuvuses opioid-analgeetikumidest. Ja me saame aru, et meil on probleem. Hakkame piirama juurdepääsu retseptiravimitele. Seega hakkame retseptide väljakirjutamist piirama ja ütleme, et neid ravimeid kasutatakse ainult väga spetsiifilistel juhtudel ja väga konkreetsete haiguste puhul. Aga selleks hetkeks on sul 100 000 inimesi, kes on neist ravimitest sõltuvusse sattunud ja mis siis juhtub? Kui seaduslik süsteem enam meid ei paku, siis vahetatakse tarnijad ja tulevad kartellid ja kuritegelikud organisatsioonid leiavad võimaluse. Nad on selles väga osavad, neil on hea vaist, nad leiavad hetke, mil mõelda, okei, siin saame raha teenida. Nad on kindlasti turu-uuringuid teinud täpselt nii. Sest nüüdseks on ka nemad turuga seotud. Aga just nii, need organisatsioonid tulevadki, sest tuletame meelde, alustame 90-ndatest kuni 2000-ndateni eriti oksikontiini puhul, mil miljonid inimesed muutusid sõltuvaks. Aga siis föderaalsel tasandil hakatakse natuke tagasi tõmbuma. Ja kui tagasi tõmmatakse, hakkavad inimesed pöörduma turgude poole. See, mida me nimetame mustaks tuuks. Seega hakatakse internetist otsima opioiditablette ja kuritegelikud organisatsioonid saavad aru, et seal, kus on l'illegalita, nad võivad alustada, nad võivad hakata müüma. Ja siis tekib tohutu tasakaalutus selle vahel, mida farmaatsiaettevõtted ja eriti haiglad, tervisekeskused või apteegid saavad müüa. Ja selle vahel, mida elanikkond tegelikult nõuab ning just sel hetkel astuvad mängu suured kuritegelikud organisatsioonid. Siin näete neid piirkondi, mida me kaardil nägime, neid samu piirkondi, mida varem vaatasime, Roostevöönd ja Appalachia. Need on need piirkonnad, mida fentanüülkriis kõige rohkem on tabanud. Ja need on need, mida Ameerika Ühendriikides nimetatakse mõistega meeleheite surmad. Ehk siis surmad, mis on põhjustatud. See mõiste puudutab üledoosidest tingitud surmasid, mis on aga seotud kõige sellega, millest me enne rääkisime. Meil on enesetappude, alkoholismi, depressiooni ja kõrge tööpuuduse juhtumeid, sest meil on olnud suur deindustrialiseerimine ja pidev ebakindlus.
on olnud üldine olukord, mis on põhjustanud kogukonna sotsiaalse sidususe lagunemise. See on tekitanud röövellikus ja kapitalistlikus süsteemis, nagu Ameerika Ühendriikides, enneolematu sotsiaalse isolatsiooni. Ja seetõttu on narkootikumid asendanud selle, mida varem pakkus kogukonna sidusus, nii-öelda heaolu, mida see sulle anda võis. Hetkel, kui mul oli ligipääs, kordan, seaduslikus tervishoiusüsteemis oli kõik korras, aga niipea, kui see ligipääs ära võeti, hakkasin pöörduma teiste pakkujate poole. Ma ei tea, kas meil on mõni küsimus, Mirko, sest mina ei näe praegu, tavaliselt näen ma seda kõrval. YouTube'is, aga ma ei näe seda praegu, nii et ma ei näe ka küsimusi hetkel. Ei, nad räägivad omavahel, aga otseseid küsimusi ei ole. Jõuame nüüd natuke Mehhiko teemani, mis on väga terav teema. Enne näitasin teile seda läbilõiget, mis ongi see, mida me seal nägime. Kui vaatate fotot, parempoolset fotot viimast, siis näeme seal maas olevat naloksooni, mida kasutati üledoosi vastu sekkumiseks. Need pildid on Kensingtonist, näete naloksooni. Kas mäletate pilti, mida enda nägime? Need pildid on Kensingtonist keset päeva. Mulle meenutab see väga Crackolandi, Brasiilias. Sellest rääkisime eelmine kord koos Francescoga ja Kensingtoniga. See viib meid tagasi Philadelphia tänavale, sellele kuulsale laulule, mida me väga hästi teame. Täpselt, see on üks neist rabavatest videotest, see on üks neist videotest, mis on maailmas ringelnud ja räägivad kuulsast zombistumisest. Ja samuti sellest, kuidas sotsiaalvõrgustike kaudu on valu muutunud veel üheks kaubaks, mida müüa. Sest mingil hetkel oli Philadelphia muutunud samuti kuidas öeldaksegi, sotsiaalvõrgustikes kõige populaarsemaks teemaks just selle olukorra tõttu. See on üks Philadelphia piirkond, kordan, mille nimi on Kensington, Philadelphia. See asub nendes piirkondades kaardil, mida teile varem näitasime ja mis kannatavad selle kohutava sotsiaalse kokkuvarisemise all. Mis paneb knockouti? Mis see siis täpselt on? Ründab see sind? Sellel on väga tugev kohene eufooria tekitav mõju, kuid pärast seda ei suuda see enam oma keha kontrollida ja lihased tõmbuvad krampi. Ja täiesti kuidas seda itaalia keeles öeldakse, nagu oleksid katatooniline, eks. Sa jääd täiesti võimetuks liigutusi koordineerima. Ja see ongi nii, kordan, kui läheb hästi, kui läheb halvasti, tuleb kohe üledoos. Kui ei ole kiiret sekkumist meditsiinitöötaja poolt või kellegi poolt, kellel on käepärast naloksoon, ei jää ellu kahjuks. Ja seega sellises olukorras mõelge, kiskjalik kapitalistlik süsteem, mis tekitab ise kodus selle probleemi, sest ta on selle ise loonud. Probleem on selles, et miljonid inimesed on muutunud opioididest sõltuvaks valuravis. Siis kui ta mõistis, et see on midagi, mis hävitab inimesi psüühiliselt, fisikamente, miljoonid inimesed, kes on ikkagi töötajad, töötegijad, isad, emad, üliõpilased. Ta püüdis sammukese tagasi astuda, kuid tal ei õnnestunud või ta ei mõelnud sellele, ei kujutanud ette, mis igal juhul jättis suure osa elanikkonnast katmata ja mis oli juba muutunud neist ravimitest sõltuvaks. Ja temani jõudsid Mehhiko kartellid, mida me juba väga hästi tunneme. Sinaloa, jah. Chapitod on El Chapo Guzmani pojad ja Jalisco uue põlvkonna kartell, mis on kartell uuem, seotud 2026. aasta veebruari sündmustega, kui tapeti nende peamine juht El Mencho. Me mäletame operatsiooni, mida Ameerika Ühendriigid ise toetasid.
just sellepärast, et Mirko, Ameerika Ühendriikidel on juba Bideni ajast üks peamisi punkte, mille osas nad Mehhikot survestavad, kuigi sellest räägitakse vähem, ei ole ainult migratsioon, vaid ka fentanüül. Nad avaldavad Mehhikole väga suurt survet, et piirata fentanüüli sisenemist Ameerika Ühendriikidesse. Miks tundub, et Ameerika poliitikud ja ühiskond reageerivad? Ameerika vastus Bideni ajal oli üsna leige. Siis on veel palju muid küsimusi, näiteks, kas kartellid toodavad seda ise või mitte. See koostöö Hiinaga sündis sellest, et Hiinas toodetakse väga palju ravimeid. See ei ole, ma uurisin seda natuke varem, see pole isegi keemiliselt eriti keeruline teha. Nii et isegi minu laboratooriumis. Aga ma ei taha seda propageerida, Ei, see on neile, kes on suured Breaking Badi fännid. Kristallide tegemiseks on sul tõesti keemikut vaja, aga selle tegemine on palju lihtsam, see on labor. Nii et... Tegelikult oli USA poliitikute poolt oluline reaktsioon, see oli üks kampaania elementidest. Ja kes teab, see ei olnud üks enim kajastatud teemasid välismaistes telekanalites, sest räägiti rohkem geopoliitikast ja rahvusvahelistest suhetest. Aga sisemisel tasandil, eriti kohalikel kampaaniatel, oli see üks tugevamaid teemasid. Miks sellest praegu räägitakse? Ma ei mäleta, kuidas see nimi oli. Küsimus, aga räägitakse Ameerika noorte kaitsmisest, seega eelvõige noortest põlvkondadest. Seega üks olulisemaid elemente viimases tippkohtumises. Viimane Tres Amigose tippkohtumine. Tres Amigose tippkohtumised on kohtumised, mis toimuvad Ameerika Ühendriikide vahel. Kanada ja Mehhiko viimane, mille korraldas Joe Biden, tol ajal olid veel olemas ka Trudeau ja nende kolmekesi olid Trudeau, Biden ja AMLO. Andres Manuel López Obrador Mehhikos sai kokku. Üks esimesi teemasid, mille Biden kohe lauale pani, oli fentanüül. Ka sellepärast, me teame, et Bidenil on olnud perekonnas tõsiseid probleeme narkootikumidega. Ei, tema pojal on olnud probleeme, väga suuri probleeme narkootikumidega Ameerika Ühendriikides. Raske on leida perekondi, kus üks või kaks inimest poleks selliste probleemidega kokku puutunud. Käkenedid. Tähtis küsimus, sest see on oluline etapp, minu arvates on see slaid väga tähtis. Kui eelmisel korral rääkisime mõnest konkreetsest Kolumbia piirkonnast, kus tehti salajasi istandusi ka džunglis ja nii edasi, kui olete vaadanud sarja Narcos, siis nägite, kuidas nad tampisid kokalehti, siis rafineerisid neid ja nii edasi. Kõik toimus džunglis, onnikestes, mis olid tehtud laineliste plekkidega. Quindi anche difficili da vedere neanche kas helikopterite või satelliitidega. Ja asi ongi selles, et ohtlikkus seisneb siin. Mitte ainult selles, et nagu sa ütlesid, 50 korda sõltuvust tekitavameks. Seega seob sõltuvus sind palju tugevamalt. See on veelgi võimsam ja vahetum kui teised. Aga asi on selles, et siin liigume põllumajanduslikult narkokaubanduselt, mis nõuab ikkagi ruumi ja on raskem varjata. On palju samme ka pesupesijate jaoks ja nii edasi, kuni jõutakse tööstusliku tootmiseni keldris. Ja siis saad toota kogu fentanüüli, mida tahad. Jah, tegelikult võivad illegaalid töötajad olla ükskõik kus. Sa selgitasid seda väga hästi, Mirko. Me räägime palju lihtsamast logistikast, palju madalamatest kuludest ja väga lihtsast tootmisest. Siis näeme ka, kuidas seda toodetakse. Ja muide, Mehhiko kartellide jaoks, kes küsivad, aga kust see seos Hiinaga tuleb? Ei, sest nad peavad raha pesema ja tänu suurtele Hiina maffiavõrgustikele saavad nad seda teha. Samal ajal toovad nad kohale e-lained ja vaadake siia üles vasakule. Kulu on olemas, selle fentanüüli sisaldava tableti tootmise kulu on minimaalne ja nad saavad seda müüa tohutu hinnaga. Kujutage ette, kui palju tablette nad saavad Ameerika Ühendriikidesse tuua turule, mis, nagu ma juba ütlesin, tarbib neid tablette iga päev. Me räägime toodetest, mida tarbitakse iga päev ja mitte ainult ühte, vaid neid võetakse rohkem kui üks.
nii, et siin näete te kogu seda ringi, kogu süsteemi. Idee on tuua Hiinas sisse neelained ehk tooted, mis on vajalikud aktiveerimiseks. Nende kaudu valmistataksegi fentanüül. Valmis ja tehtud. Siinu Ladina-Ameerika kohta sõber Francesco Guerra. Leidsin artikli, mis räägib just sellest olulisest seosest Hiinaga. Donald Trump teeme, kui soovid Mirko väikese kõrvalepõike ka päevapäevalistel teemadel. Ta on praegu Hiinas ja räägib Xi Jinpingiga paljudest asjadest. Laual on Iraani küsimus, mille puhul Trump on palunud Hiinalt abi. Laual on kindlasti sanktsioonide ja tollimaksude küsimus, samuti Taiwani küsimus. Xi Jinping on olnud väga selge nende punaste joonte osas, mis Hiinal Taiwani suhtes on. Ja see on üks neist asjadest, mida Trump kindlasti jätkab, üks neist võitlustest, mida Trump edasi ajab, mis olid algatatud Bideni ametiajal. Just nimelt on oluline piirata eerainete müüki, mida Hiina meikole müüb. Aga me teame ka, et nende kartellide võime tungida isegi Hiina illegaalsetele turgudele on olemas. Kõigepealt peame mõtlema sellele, et neid eelained saab osta seaduslikult. Kui laialt see levinud on? Ameerika on ilmselge, aga kas on veel teisi koldeid, mis esile kerkivad? Praegu, nagu me enne rääkisime, siis praegu ei ole see veel toode, mida oleks mõeldud või müüdud Ladina-Ameerikas. See ei tundu olevat toode, mis praegu Ladina-Ameerika turgudel huvi pakuks. Ka sellepärast, nagu ma sulle juba ütlesin, on sellega natuke probleeme eelkõige jaotamisvõrgustikega. Sest siin räägime juba elanikkonnast, kes on väga sõltuv opioididest. See ei ole toode, mida kohe esimesel võimalusel proovitakse. See ei ole nagu kanepi suitsetamine, et liigun kanepind kohe fentanüülile. Ma räägin juba väga puudust kannatavast elanikkonnast. Jutumärkides kultuurist. Jah, kultuurist. Mis propageerib selliseid asju täpselt. Ja pealegi räägime me siin hindades, kus üks tablett maksab $15 riikides, kus miinimumpalk on $340 või $250. Igal juhul on need hinnad igapäevaselt kättesaamatud. Mitte kõigile, mitte sellele turule, millele kartellid mõtlevad. Ja siis on veel see suur küsimus, mis natuke õhus võljub. Ja mis jääb õhku rippuma on see, kas Hiinal on huvi peatada prekursorite müük kartellidele, kes igal juhul teevad olulist tööd, et õõnestada seespoolt suurt geopoliitilist ja geostrateegilist vaenlast. Sest see, mis toimub fentanüüliga Ameerika Ühendriikides, on tõsine riiklik probleem, mis tekitab palju sisemise stabiilsuse probleeme. Ja palju probleeme ka süsteemile, mis on igal juhul olnud kokkuvarisemise äärel nii haiglate kui ka sotsiaalasutuste tasandil. Ja mõnes piirkonnas ka maine seisukohalt. Sa mainisid seda viimati, kui ma ei eksi, kui Trump hakkas natuke, kuidas öeldakse itaalia keeles, hispaania keeles, matonnit mängima, eks. Kui ta hakkas natuke Groonimaa teemal uhkeldama ja groonimaalased hakkasid TikTokis ja sotsiaalvõrgustikes postitama võetud Sanicelli sõnaraamatust. See ganassa. Täpselt ganassa, täpselt see sõna ei tulnud mulle meelde. Ja põhimõtteliselt mafioosne hoiak. Nad hakkasid sotsiaalmeedias avaldama neid videoid, kus nad taas lõi Kensingtoni õõvastavaid olukordi, mida me enne nägime. Nii, et ka maine kahju mõttes on see õudne. Nüüd ma kordan, Hiinas peame arvestama küsimustega. On paar huvitavat küsimust. Jah, tahtsin lihtsalt seda öelda. Mõelge, et Hiinas ostetakse neid eelkäijaid seaduslikult. Kartellid ei pea midagi tegema, et neid ebaseaduslikult osta. Kuid isegi kui Hiina tahaks et keelustada, kindlasti oleks kartellidel siis võimalus, arvestades, et neil on juba tugevad suhted rahapesuvõrgustikega, saada ligi neile eelkäijatele. Nii,
Et see ei ole nii, et Xi Jinping ütleb homme, et me ei müü enam eelkäijaid ja see asi saab 2 päevaga läbi. Kui hästi sobib analoogia fentanüüli kriisi 19. sajandi oopiumisõdadega ja siis muidugi küsimus, kas triaad on kaasatud? Nii, Winter Night, sa tegid, ma ei tea, mis su nimi on, ma kutsun sind Winter Nightiks, sest ma nägin seda nime Winter Night, sa tegid täiusliku analoogia. See on Ameerika Ühendriikide jaoks 21. sajandi oopium, fentanüül, ja seda tõepoolest peetaksegi sellisel tasemel. Tõepoolest püütakse võtta vastu meetmeid, mis on samal tasemel. Triaad on sellesse kaasatud. Siin tunnen puudust Francescost, kes on kõige osavam otseste seoste loovisel. Tunde järgi ütleksin, jah, on raske uskuda, et sellise mastaabiga äri, sellisel tasemel ja selliste rahasummadega ei oleks triaad kaasatud. Aga ma ei saa sulle selle kohta täpsemaid andmeid anda, sest ma räägiksin ainult oletuste ja arvamuste põhjal ning mulle ei meeldi rääkida ei oletuste ega arvamuste põhjal, mulle meeldib rääkida ainult asjadest, mille kohta mul on andmeid. Kui ma leian dokumente või allikaid, mida ma pean usaldusväärseks, legitiimseteks, usutavateks, siis annan need edasi Mirkole, et ta saaks neid vajadusel jagada. Ei. See on huvitav, sest eelmisel korral olid just Ida-India alad, need, mis avasid oopiumikaubanduse Hiinas, mis põhjustas massilisi ohvreid, kaost ja sõdu. Siin on need kartellid, kes läksid Hiinasse oma kasu pärast või need otsiti ise üles? Nii palju kui tead on, ma kordan sulle, Mehhiko kartellide vaatenurgast. Mehhiko kartellide vaatenurgast, Hiina triaadid, seega Hiina maffia grupeeringud, ütleme siis mafiad, Hiina mafiad, kellel me teame on globaalne kohalolek, mis ulatub Põhja-Ameerikasse, Euroopasse ja Aasiasse ja need on seotud inimkaubanduse, relvakaubanduse ja narkokaubandusega. Seega võib öelda, et nad tegelevad peaaegu kõigi suurte rahvusvaheliste illegaalsete äridega. Nad mängivad olulist rolli selles, mis on praegu Mehhiko kartellide jaoks ülioluline rahapesus. Seega seal ongi see suur kokkupuutepunkt. Kui Mehhiko kartellid vajavad olulist toetust rahapesuks, siis nad kindlasti puutuvad kokku Hiina maffia organisatsioonidega, kes omakorda võivad olla see suur vastaspool, keda nendele kartellidel on vaja, et omandada tohutul hulgal eelaineid, sest me räägime tohututest eelainete kogustest, mida on vaja. Nende koguste jaoks, fentanüüli jaoks. Mõelge, et Ladina-Ameerikas teenitud kasumid liiguvad nende kanalite kaudu Aasia ja ka Ameerika Ühendriikidesse, kus triaadidel on väga oluline kohalolek, sest eesmärk on alati püüda neid säilitada. See võib olla muidugi dollar, nagu tegid meie tuntud Kolumbia kartellid, kes lõpuks peitsid raha isegi maa alla. Enne kui liigume edasi, pean ma tänama tänast sponsorit, kelleks on muidugi Incogni. Ma kujutan ette, et nagu minagi saate ka teie iga päev Rämpsposti meilidele teenustelt, mida te isegi ei mäleta, et oleksite kasutanud või kuhu oleksite registreerunud. Loomulikult pakuvad nad teile hindu, pakkumisi ja nii edasi. Kui te ei saa aru, kuidas nad teie andmed said, olgu see siis e-posti aadress või telefoninumber, siis teadke, et iga kord, kui registreerute mõnele teenusele ja see on tasuta, tähendab see, et toode olete teie ise. Mida siis Incogni teeb? Incogni on teenus, mis tegeleb isikuandmete eemaldamisega internetist, erinevatelt saitidelt ja andmevahendajatelt. Eesmärk on vähendada veebis ringlevate andmete hulka. See aitab mitte ainult vältida teie andmete edasimüüki turunduse eesmärkidel, vaid ka vähendada rämpsposti, soovimatuid kõnesid ning vähendada riski, et neid andmeid kasutatakse pahatahtlikeks tegevusteks. Vähem andmeid internetis tähendab tegelikult väiksemat profiilide koostamise võimalust, aga ka väiksemat sihitud rünnakute, näiteks andmepüügi ehk phishingu riski, kui püütakse teie andmeid kätte saada. Incogni erinevalt teistest ei müü teie andmeid edasi.
Muidugi maksate vähe, tegelikult väga vähe, sest kui kasutate minu sooduskoodi, saate 60% soodustust. Mina isiklikult kasutan seda nii telefoninumbri kui ka e-posti jaoks ja pean ütlema, et see töötab. Olen jõudnud peaaegu nullini häiringute osas, praktiliselt ei saa enam kõnesid. Nii et pidage meeles, kui teid ei leita, ei saa teid ka tülitada. Nii et Incogni on lahendus teie ja minu probleemidele. Linkid leiate vestlusest, kirjeldusest ja kinnitatud kommentaarist. Toetate kanalit ja saate lahti mõnest pakkumisest ja tüütust reklaamist. Ja ma ütlen seda isiklikult, sest minu kanali e-post, mida ma olen püüdnud puhtana hoida. Ma olen juba kasutanud kanali e-posti registreerumiseks, mitte isegi demo või muude asjade jaoks. Iga kuu tuli mulle süstemaatiliselt üks rämpsposti kiri rohkem ja ma ei tea, kust kurat nad selle kanali e-posti said. Incogni abil õnnestus mul need eemaldada. Ma ei pea enam tellimusi tühistama ega midagi blokeerima, need asjad ei jõua minuni enam. No, see kõlab suurepäraselt, sa veensid mind täiesti ära, sest ka mulle tulevad pidevalt meilid, sa blokeerid need ära ja ikka tuleb sulle järgmine meil. Aga ma ütlen seda ka sõpradele, näiteks üks inimene, kes töötab minu maja keldrites, mida ma renoveerin, tema paigaldas selle. Tema naine lasi selle paigaldada, sest paljud tahavad neist telefonikõnedest lahti saada. Saad aru, samal ajal kui inimene töötab, tuleb talle telefonikõne. Üks asi on see, kui mina töötan arvutiga, aga hoopis teine asi on, kui keegi teeb käsitsi tööd ja peab kõik pooleli jätma, et minna sellele neetud kõnele vastama. Ja minu arvates peaks Incogni minu definitsiooni üle võtma. Kui palju te hindate oma aega, sest lõpuks aitab see teil aega säästa. Proovi talle seda maha müüa, tundub hea, siis kasutan ka mina seda definitsiooni ära, sest lisan sellele ka hispaania keelse reklaamklipi. Just, kui palju me hindame oma aega. Nagu te teate, ka mina ja Mirko pakume täna õhtul aega, pakume teadmisi. Ma palun teid, kui saate ja soovite, jälgige mind Instagramis. Hiljem paneb Mirko selle vestlusesse. Tõepoolest, minu Instagrami kanalil räägin Ladina-Ameerikast, räägin erinevatest tegevustest, mida teen siin Madridis, professorina, ajakirjanikuna ja rahvusvahelise koostöö eksperdina. Nii, et kui soovite, siis tänu täheks selle aja eest, mille me sellele pühendame ja selle ettevalmistamiseks kasutame, oleks mul hea meel, kui mind jälgiksite, saame siis ka minu kanalites vestlusi jätkata. Kui pöördume tagasi tootmise juurde, siis siin on üks suurtest muutuste hetkedest, Mirko, sest me oleme liikunud sellistest kriminaalorganisatsioonidest nagu Jalisco, uue põlvkonna kartell, Sinaloa kartell, mis on tuntud kui narkokaubanduse kriminaalorganisatsioonid, tõelisteks kriminaalseteks Keenia tööstusteks. See tähendab, et me oleme teinud kriminaalorganisatsiooni hõlpsasti laiendatavaks. Nüüd, sest nagu sa ütlesid, piisab vähestest koostisosadest, ükskõik millistest, ükskõik millisest kasutatavast ruumist ja mis kõige tähtsam, konkreetseid operatsioone korrakaitsejõudude poolt. Nad lammutavad ühe labori, mina loon kiiresti 10 uut tasemele. Nii et kartellide jaoks on see üks tõeliselt olulisi tegureid, üks suurtest voogudest, mis võimaldab tuua sularaha sissevoolu. Sest siin on detsentraliseerimine, umbes nagu Ukrainas on sadu laboreid, mis toodavad droone ja mida on raske tabada või tootmist teatada. Siin saavad nad detsentraliseerida. Kui varem püüti kõik istandused ühte piirkonda koondada, sest siis tuli seda rafineerida, tsentraliseerida ja nii edasi, siis see oli väga ebamugav. Sest kui sul on näiteks üks kokapõõsa istandus ühes kohas ja teine 50 kilomeetrit kaugusel, siis pead sa kraami vedama ja nii edasi. Siin saad aga teha palju väikseid laboreid, mis on ka kergesti loobutavad. Kui üks vahele jääb, siis ei juhtu midagi, sest see pole oluline. Täpselt ka kergesti loobutavad, varem pidid aga ka suured istandused ja kogu juhtimisahel olema väga usaldusväärsete inimeste käes, sest kui ahel paljastub,
siis hävitatakse tohutud istandused. Mõtleme ajale, kui kõik algas suurte kartellidega, kes hakkasid esialgu tegelema marihuanaga, mitte kokaiiniga. Aga nüüd kartellid on hakanud kasutama strateegiat, mis minu arvates, ja ma lisan selle omadussõna, on õõvastav. Ma ei tea, kas juba järgmisel slaidil on see näha. Siin ma panin teile tootmise, sellest rääkisimegi enne. Siia peame lisama nomenklatuuri. Mirko, ärge tehke seda kodus järele. Ärge tehke seda kodus, siin teevad seda kogenud inimesed. Täpselt, ärge tehke seda kodus. Vastutusest loobumine. Siin näitasime, et tegelikult on vaja väga vähe. Niisiis, 25 grammi fentanüüli tootmine maksab umbes $810 800 ja see vastab kuni $800 000 tablettides mustal turul. See tähendab, me saame aru, Ma panin riietega mööda. kui palju raha saavad kartellid fentanüüli pealt teenida. Seega on kartellid uputanud Ameerika Ühendriigid fentanüüliga, sest selle sünteetilise uimasti pealt teenitav rahasumma on tohutu. Nii et neil on vastupidine probleem selles mõttes, et nad suudavad seda nii palju toota, et nende probleem on kellele seda müüa. Täpselt, ja eriti on see probleem seotud ka sellega, millest me varem rääkisime. Mul on vähem kliente, kui ma suudan seda toota ja eriti peame olema väga ettevaatlik, sest see asi on surmav. Seega, kui ma seda hästi ei müü ja kui ma ei hoolitse selle eest, et seda hästi kasutatakse, saavad kliendid otsa. Sest 100 000 inimest, kes surid üledoosi tõttu, ei surnud kõik fentanüüli pärast. Ütleme, et 80-70 000 suri fentanüüli tõttu ja see tähendab 80 000 klienti vähem. Ja siis tule selle mõttekäiguga kaasa, Mirko, see on õudarutus. Jätka seda arutust. Kui mul on probleem, see tähendab, mul on võimalus on. Ameerika Ühendriikide kapitalistlik süsteem, mis on viimase 20 aasta jooksul väga palju survestanud valuvaigistite retseptide väljakirjutamist, on loonud kasutajate grupi, kes varem kasutasid oksükontiini, kuid hiljem hakkasid vajama teisi opioide. Nii et mina, narkokartell, Mehhiko narkokartell, näen võimalust ja astun mängu ja hakkan müüma tablette, hakkan müüma fentanüüli. Et suuta rahuldada valuvaigistavate opioidide nõudlust. Neil on tuhanded inimesi, kes on muutunud sõltuvaks Ameerika süsteemi tõttu, mis nüüd enam neile ravimeid ei müü. Aga mul on üks probleem. Mõned surevad, sest saavad üledoosi ja mul hakkab tekkima fentanüüli ületootmine. Mida ma siis teen? Ja just siin tulebki mängu asi, mis minu arvates on hirmu äratav. Siin nendel kaartidel näete punkte, mida kasutatakse fentanüüli Ameerika Ühendriikidesse toomiseks. Nende hulgas on just need punktid, mis puudutavad Sinaloa kartelli ja Chapitose kontrollitavaid alasid. Pole juhus, et enne Mencho või mõnda suurt operatsiooni, mis Mehhikos läbi viidi, mindi kinni võtma ühte Chapo Guzmani poega. Aga jõudes selleni, mida tahtsin teile selgitada. Milline on see strateegia, mida kartellid kasutavad uute klientide saamiseks? Vaatame, kas suudate selle ise välja mõelda. See on asi, mis on ühtaegu nii kaval kui ka kurja kuulutavalt salakaval. See on lausa surmav. Mina tekitaksin kunstlikku nappust, et hinda tõsta. Sa tekitaksid kunstlikku nappust. Ma annan sulle vihje. Peameeles, et fentanüüli sõltuvust tekitav toime on 50 korda tugevam ja surmavam. Et hinda tõsta, tekitaksin kunstlikku nappust. Hinda tõsta. Kunstlikult ma tekitaksin kunstlikku nappust. Siin ütleb keegi, et neid jagatakse tasuta, tehakse kampaaniaid ja teavitustööd just selleks, et inimesed ei kasutaks neid. Ja need maksavad nii vähe, et ma annan sulle sooduspakkumiseks. Nii, et mida nad teevad? Nii, keegi ütles selle välja, siin on see Strato Samu. Nad peidavad selle kuskile mujale. Nii, et inimesed muutuvad sõltuvaks ja ostavad seda. Strato Samu, kui oleks auhind, oleksid selle võitud Strato Samu. Jah, sa võid müüa ka teisi narkootikume, jah, võib-olla kergemaid, jah. Lähme edasi. Ja lähme
aga sina teed seda. See on tehnika, isegi diilerid kasutavad seda, ma vaatasin ka ise narkootikumide kohta informatiivseid asju. Nad kasutasid seda tehnikat esimest korda. Nad müüsid sulle alguses head kraami, siis hakkasid seda lahjendama, alguses andsid sulle isegi tasuta head kraami, et sind kohale meelitada ja siis andsid sulle järjest lahjemat. Et oma kasumit suurendada, sest nüüd pead sa seda juba ostma, eks ole. Aga siin tehakse vastupidi. Sina ei taha seda, nemad peidavad selle toodetesse, kus sa ei tea, et see sees on ja kui sa oled selle ära tarbinud, oled sa juba inimene, kes otsib fentanüüli. Kui liigume edasi järgmistele slaididele, siis näete, et need on juba järgmistes slaidides olemas. Ja ma räägin teile fentanüüli kogustest, mis Mehhiko võimud on leidnud ja konfiskeerinud. Nii et see on see, mida me enne ütlesime, Mirko, vaata. Kogu Mehhikos on konfiskeeritud tohutul hulgal fentanüüli, aga pole vahet, kui palju nad seda konfiskeerivad. Miks? Seda toodetakse kohutavates kogustes, järgmine slaid peaks olema õige, liigume edasi, olemegi kohal. Nad teevad võitsitud tablette, Mirko, oksükodooni, albrasolami, Xanaxi tablette. Nad teevad võltsitud tablette, mis sisaldavad fentanüüli. Mul tuli idee, aga ta ei taha anda soovitusi. Teema ei, mina ei. Sinised tabletid poistele. Need ujutavad turu üle, eriti just internetist ostmise kaudu, sest neid tablette ostetakse enamasti internetist. Tuletame meelde, jõuame tagasi algusesse, kui keegi just praegu liitus. Ameerika süsteem, mis 80-ndatel, 90-ndatel kuni 90-ndate ja 2000-ndate alguseni müüs tohututes kogustes opioidseid valuvaigisteid väga lihtsasti kättesaadavate retseptidega, sest farmaatsiafirmad survestasid arste. Ja mingil hetkel süsteem muutub ja ütleb, olgu, me oleme loonud tohutu sõltuvuse, peame pidurit tõmbama, lõpetame selle nii kergesti kättesaadavaks tegemise. Ja kuhu inimesed siis lähevad tablette ostma? Internetti. Nad lähevad internetti ja otsivad tablette ja kes müüb internetis neid tablette? Kartellid. Aga nad ei müü tavalisi tablette, mida inimesel otsivad, vaid müüvad võltsitud tablette, mis sisaldavad fentanüüli. See võib tekitada sõltuvuse, mis paneb sind uuesti sinna otsima. Fentanüül. DEA ehk USA uimastivastase võitlusameti andmetel sisaldas 1/4 analüüsitud võltsitud tabletist osaliselt surmavat annust fentanüüli. Seega olge ettevaatlikud, sest me jõuame jälle sinna tagasi. Mitte ainult võltsitud tabletid, vaid sõltuvalt sellest, kes neid teeb ja kuidas neid toodetakse, võivad need tabletid sisaldada ka surmavaid annuseid. Nii, et me läheme sinna, tapame inimese, kes meie strateegia kohaselt oleks võinud tulevikus saada tulevaseks toetajaks. On palju ohtlikke turge, ma teen publikuga nalja, Viagra, eks? Sest ma pean ka sinna panema, ka sinise, ka selle tableti. Või on olemas terve maailm neist, kes käivad jõusaalis? Muidugi. Siil on kõik olemas. Valgukokteilid, proteiinid, igasugused asjad, suured tabletid, androloon, kõik need asjad siin. Jah, aga arvestada, et ma panen selle slaidile, sest see on oluline arvestada neid ravimeid, mida sageli otsitakse ka internetist, otsivad tihti noored, sest neid kasutatakse ka ärevuse ja depressiooni raviks. Terve rida olukordi, mis meil on väga hästi teada ja mis on eriti levinud just Z-põlvkonna seas. Seega need, kes on sündinud. Ameeriklased kasutavad maailmas kõige rohkem psühholoogide poolt välja kirjutatud ravimeid. Just sellel teemal. Seega seal kohtuvad erinevad elemendid, mis on sotsiaalsest vaatenurgast laastavad. Aga mis on väga huvitavad kriminaalorganisatsioonide strateegia jaoks, kordame veel kord, mis on muutunud tõelisteks keemia ja kuritegevustööstusteks. Sest mul on väga loor rublik, kes otsib internetist väga tihti tablette, ilma et nad sellest vanematele räägiksid, sest neil on oluline majanduslik võimekus ja mina müün neile neid tablette, mis muudavad nad hiljem fentanüüli tarbijateks. Oluline küsimus, kuidas nad seda raha kulutavad. Kas armeedele,
ja nii edasi. Sest varem oli sul vaja suurt relvastatud armeed, et kaitsta tootmist, kokaiini saadetisi, neid asju, aga nüüd, kui need saadetised on muutunud ka odavamaks, kui nad võtavad ühe saadetise, siis keda huvitab, kui palju see 1 tonnine saadetis väärt on? $10,000. Varem oli see $10,000 kilo kohta. Nii et toimub muutus ka selles mõttes, jah. Me rääkisime sellest natuke koos Francescoga viimati, nii et kindlasti ei ole vaja neid armeesid, mis kontrollivad territooriumi. Nii, et kindlasti peavad nad ikkagi territooriumi pärast võistlema, sest meenutagem, et Sinaloa ja Jalisco kartellid on juba ühe põlvkonna jagu Mehhikos territooriumi pärast võistelnud. Siis peavad nad asendusõda teistes piirkondades. Meenutagem näiteks Ecuadori, kus need 2 Mehhiko kartelli kasutavad kohalikke relvastatud kuritegelikke jõuke, et pidada asendusõda, et saada eelvõige ligipääsu sadamaaladele, aga ka narkokaubanduse ja Amazonase marsruutidele. Ja siis üks tõsisemaid probleeme, kordan, sellest rääkis eriti Francesco viimati, on rahapesu. Kartellidel pärit raha imbub kõikjal suurtesse investeeringutesse. Tuletagem meelde, see juhtul veel ammu, aga tuletagem meelde Panama paberid. Siil avati Pandora laegas, mis pani meid mõistma, et näiteks mina olen Panamas elanud ja Panamas on see tuntav, seda on tunda õus, et linnas on palju piirkondi, kus investeeringud on selgelt rahapesu strateegia osa. Hiiglaslikud hooned, mis ehitatakse ja jäävad siis tühjaks, need lihtsalt seisavad seal ja on ehitatud ainult selleks, et neid saab kasutada rahapesuks. On õnnestunud natuke raha saada. See on see vandenõuline osa. On vandenõu, see on Hiina, kes kogu seda asja veab, aga meile ei öelda seda. Tulge teatrisse, pilet maksab €20, siis räägin teile ise. Jah, tegelikult on Ameerika Ühendriikidel palju lihtsam süüdistada Hiinat. Seega öelda, et Hiina ei tee midagi prekursorite müügi piiramiseks ja süüdistada Sheinbaumi, antud juhul Mehhikot, öeldes, et nad ei tee midagi kartellide peatamiseks. Tuletame meelde, et Donald Trump ühes oma vastuolulisemas tegevuses ütles Sheinbaumile, vaata, ma kuulutan nüüd kartellid välja Mehhiko kartellid terroristlike organisatsioonidena ja see annab mulle õiguse teha sõjalisi operatsioone Mehhiko territooriumil, kui ma seda tahan. Juhtus hiljem vastavalt sellele fantaasiarikkale loole, mis Venezuela ümber loodi, kus see mereblokaadi operatsioon siis lubati selle kohta, et Venezuelas saabus pidevalt paate, mis olid täis narkootikume. Ja sealt edasi tulidki kõik need operatsioonid koos Menchu ja kõige muuga. Miks on lihtsam süüdistada Hiinat või süüdistada Mehhikot? Sest muidu peaksime tegema struktuurse enesekriitika ja ütlema tähelepanu, siin tegime vea. Ja väga rängalt just viimase 30 aasta avalikus sotsiaal- ja tervishoiupoliitikas. Ma ei usu, et see on tõsi. Täpselt, seega on tegemist struktuurse probleemiga. Mida, kui me ei lahenda, peame ühte asja meeles pidama, sest me vaatame Ameerika Ühendriike Itaalia pilguga. Itaalia üldiselt Euroopa Liidu riikidest, räägin nendest, kes elavad Euroopa Liidus. Euroopas oleks see, mida lobistid Ameerika Ühendriikides teevad, ebaseaduslik. See oleks korruptsioon. Kui paljud inimesed, kellel on koht Ameerika Ühendriikide kongressis, kampaania ees selle ees maksid suured farmaatsiaettevõtted ja suured relvatootjad. Seega, kas on olemas kokkumäng selle olukorra vahel, kus teatud keemilisi tooteid või kuulsat USA põhiseaduse teisparandust poliitikasse surutakse? Sellist tüüpi enesekriitikat on väga raske teha, eriti kui Donald Trump on Valges Majas. Teisest küljest, aga ilma, et ma kõlaksin vandenõuteoreetikuna, aga vabandust. Ma ei usu, et olen vandenõuteoreetik. Ma lihtsalt jälgisin, kes olid Obama suurimad rahastajad. Kui sa vaatasid tema kampaaniat, siis kõik suured farmaatsiafirmad. Täpselt nii. Täpselt, jah. Tahtsin sulle öelda, et nad alandasid ka neid piirmäärasid, mille alusel keegi võis saada ligi millelegi, milleks ta varem ei kvalifitseerunud, et suurendada müüki. Ehk nad tekitasid ise endale tormi.
jah, sa ütlesid väga õiget asja. Täna on Trump kõige puhtam väljendus sellest, mis on Ameerika Ühendriikide kapitalistlik süsteem. Mõnikord on Valges Majas olnud vähem puhtaid fassaadifiguure, kuid sisu ei muutunud. Tuletame meelde, et Obama presidendi ajal oli Ameerika Ühendriikide ajaloos kõige rohkem väljasaatmisi. Nii et kokkuvõttes on oluline see, mida sa ütlesid, Mirko, tulles tagasi selle juurde, mida me enne rääkisime Hiinast ja linnade ning sõdade süüst. See on Hiina süü, nad ei ütle meile seda, ma tulen selle juurde tagasi. Ma usun, et Hiinale see olukord praegu ei ole vastumeelne. Selles mõttes, et probleem poliitilise vastase enda õuel, kes niikuinii on raskustes. Minu jaoks ka ajaloolisest vaatenurgast. On siin irooniat, kas pole? Jah, kindlasti. Kui räägime kindlasti. Aga ma ei ütleks, et toimub mingi vandenõu, kuid on olemas teatud geopoliitilised olukorrad, millest mõned pooled, antud juhul kindlasti Hiina, saavad kasu ja kasutavad neid ära. Fentanüül, Hiina. Nüüd peaksin kuulama kedagi, kes on Hiina teemal rohkem asjatundja, aga ma ei usu, et neil oleks suuri narkoprobleeme, seega neil pole midagi sellist nagu DEA Hiinas. Ma ei tea, millised sõltuvused seal kandis levivad. Sest nõukogude või kommunistlikus maailmas kasutati väga vähe narkootikume. Jah, sest Hiinas on väga põhjalik sotsiaalne kontroll, seega on see väga raske. See tähendab, kui sa näed inimest, kes hakkab sattuma samasse olukorda nagu need, kes on Kensingtonis, Philadelphias. Ma kujutan ette, et operatsioon, mis käivitatakse selle olukorra põhjustaja leidmiseks, on tõus ja väga kiire. Seega on sotsiaalne kontroll palju tähelepanelikum. Ja just nimelt Donald Trump, kes on meil harjutanud väga erakordsete asjadega, ta tegi kuulsa fentanüüli seaduse, mis pidi olema konkreetne määrus fentanüüli peatamiseks, aga põhimõtteliselt tegelikult ütleme otse, need olid kõik seadused, mis juba eksisteerisid, mis olid juba olemas. Nii, et see fentanüüli seadus, mille Donald Trump tegi, oli pigem, ütleme, sümboolne samm meedia ja avalikkuse jaoks, et näidata, et ta on väga teemale kursis, eks. See on midagi, mida Donald Trump toob pidevalt välja, kui sa talle sobid, sest see on ikkagi avatud haav, midagi, mis on endiselt olemas. Numbrid on langenud, tuleb aus olla, numbrid on langenud surmade osas, mitte fentanüüli tarbimise osas. Surmade arv on langenud, sest naloksooni massilise kasutamisega on üledoosidest tingitud surmade arv vähenenud, kuid fentanüüli kasutamine ei ole vähenenud. Seega tuleb ka seal numbrid väga fiikiliselt lugeda. Siin öeldakse mulle põhimõtteliselt 3. või 4. Kontakt. Mulle öeldakse naloksoon, mitte naksoloon. Naloksoon. On lihtsam öelda naksoloon. Aga ei, ma ei ole teile ühte asja öelnud. Ma tunnistan selle üles, paljud ei tea seda. Ma olen dysgraafik, seega mitte düslektik, vaid dysgraafik. Ja kui ma kirjutan, siis kirjutan asju mõnikord nii, nagu need pähe tulevad. Isegi kui need ei ole, ja siis need jäävad mulle meelde. Kirjuta joogikõlblik. Ja siis mingil hetkel jäävad need mulle siia, eriti nüüd itaalia keeles, sest ma ei kirjuta enam eriti tihti itaalia keeles. Ja siis muutub nende meenutamine raskeks. Naloksoon, mitte naksoloon, naloksoon, aitäh sulle. Nii et Donald Trumpi jaoks on see teema, mille ta aeg-ajalt välja toob, aga kui ta sellest tihti ei kuule, siis sellepärast, et ta ei saa seda kogu aeg välja tuua, sest see on lahtine haav. See tähendab, et talle võis pidevalt ette heita, et ta ei suutnud sellele probleemile olulist lahendust leida. Ja ma kordan, tegemist on uute Ameerika põlvkondadega, pidage meeles, mille me enne ütlesime, 10-19 aastat. 10-19 aastat. Ja kuidas jõuavad sinuni 10-aastased inimesed? See on võib-olla see jutuke, mida meile räägiti, kui me käisime algkoolis.
ärge võtke komme võõrastelt inimestelt. Seegi oli legend, kui mina käisin põhikoolis, et olid inimesed, kes andsid sulle tasuta Panini kleebiseid, tead küll neid, mida pidid lakkuma, et albumisse kleepida ja nad panid sinna taha narkootikume. Mina pole seda asja kunagi ise näinud, kuigi olen sellest alati kuulnud, aga ma pole kunagi näinud ühtegi päris juhtumit, kus kleebiste taga oleks narkootikumid olnud. Aga 90-ndatel levis see lugu väga palju. Ja Kuidas nad meelitavad neid 10, 12, 13 aastaseid? 14 aastaseid. Minu arvates puudutab see natuke ka vanemaid noori, kes võivad neile neid tablette anda. Ja siis jõuame jälle siin tagasi. Kõik on internetis kättesaadav, nii et me räägime täiesti reguleerimata riigist, kus võib teha kõike ja mida iganes. Kus ligipääs on väga lihtne, kus on väga lihtne saada teavet selle kohta, kust ja kuidas neid osta. Kus fentanüül muide sobitub, mida me võib-olla pole piisavalt rõhutanud, tohutusse narkootikumide, ravimite ja antidepressantide tarbimise süsteemi. Ehk siis sina, Mirko, oled seda mitu korda öelnud, me räägime riigist, kus see on igapäevane nähtus. Tarbitakse teatud koguses ravimeid ja teatud tüüpi ravimeid, mida teistes riikides peetakse juba meditsiinilise järelevalve all kasutatavateks ravimiteks. Peaaegu, et neid antakse sulle ainult haiglas, kui oled osakonnas, muidu neid ei anta. Isegi tänavalt ei saa neid hankida. Oluline on arvestada ka sellega, et fentanüül võib olla erinevates vormides. Näitasime tabletti, kuid see võib olla ka pulbrina. See tähendab, et see võib võtta palju vähem äratuntavaid vorme ka nende jaoks, kes seda tarbivad. Meil on küsimusi ekspertidelt. Ka krokodill on odav nauding, kuid see ei ole Ameerikas avaldanud sellist mõju nagu fentanüül. Miks see nii on? Siin räägin oma mulje põhjal, ma arvan, et surve, mida avaldavad kuritegelikud organisatsioonid, antud juhul Jalisco uus põlvkond, Sinaloa on olnud oluline. See on natuke nagu Sempiku teema. Pole ainult Sempik, lihtsalt Sempik tuli õigel ajal, õige reklaamiga ja vallutas turu. Selles olukorras jõudis fentanüül kohale. See on komponentide kättesaadavuse küsimus, täpselt. See on kättesaadavuse ja investeeringu küsimus. Kartellide jaoks oli see investeering. Nad hakkasid seda levitama, see jõudis turule. See oli juba Ameerika turul tuntud, sest seda kasutati juba 60. aastatel. Seega teati, et see oli valuvaigisti. Inimesed teadsid, et nad võivad seda kasutada, kuid tõenäoliselt ei teatud selle kõrge letaalsusega kõrvaltoimeid ja eriti suurt sõltuvust tekitavat võimet. Fentanüül on 50 korda tugevam kui heroiin ja me teame, mida heroiin on põhjustanud. Tahaksin kutsuda arsti, et ta kirjeldaks, millised oleksid selle mõjud, sest see ergutab sind ja nii edasi. See tekitab uskumatut eufooriat. Võib-olla on meil kuulajate seas mõni arst, võib-olla kuulab meid keegi, kellel on kindlasti minust paremad meditsiinilised teadmised. Ma ei räägi sinu eest, aga kindlasti paremad kui minul. Nii, et see on üldiselt natuke fentanüülist. Kui tahame rääkida sellest, kuidas kriminaalorganisatsioonid kasutavad kogu farmakoloogilist poolt ära, et juba olemasolevast struktuurist kasu lõigata, siis jõuamegi justkui kriminaalorganisatsioonide arengusse. Sest me oleme liikunud sellest sõnast, mida ei tohi öelda, kui nad sinna ei lähe, YouTube'i, millel on mitmeid kulusid ja oluline levik kuni tootmisvõimekuseni, mis on palju laialdasem ja hajutatum üle kogu riigi. Tuletage meelde seda slaidi, mis oli Mehhiko kohta, kus nägime, kus oli tehtud suured fentanüüli konfiskeerimised kogu Mehhikos. See ei olnud nii, et oleks olnud ainult üks tootmiskoht. Ja sealt on võimalik eksportida ka, sellepärast, et väikeste tablettide eksportimise võimalus on tohutu. Neid saab peita igale poole või ka mitte, sest neid ei pruugi üldse peita. See on ka asja mõte, arvestades seda.
võltsitud tabletid on sellised, mida saab müüa ka seaduslikult Ameerika Ühendriikides. Seejärel pannakse need odava hinnaga müüki internetikanalitesse madala hinnaga ja seal õnnestub luua levituskanal, mis võib vastavalt kartellide strateegiale, mis on minu arvates erakordselt julm ja salakaval, et õnnestub suurendada võimalike klientide arvu, kui sa ostad Xanaxi tableti ja saad tegelikult tableti, mis sisaldab fentanüüliannust. Ja kui sul veab? See ei ole surmav, kui sul veab, ei ole see surmav ja see lihtsalt tekitab sõltuvust. Kas nad kõrvaldasid ka eelmised kartellid või on need samad, kes kohanesid selle süsteemiga? Need on samad, nad kohanesid ümber. Sinaloa ja Jalisco uue põlvkonna kartellid, nemad toolavadki fentanüüli. Ei ole, rääkides ümberkujundamisest, vähemalt mina ei tea, et näiteks Kolumbias oleks fentanüüli tootmisele üle mindud. Quindi abbiamo Võib-olla teevad ka nemad uurimisi, sest kui nemadki sekkuksid, siis poleks piisavalt inimesi. Ei, asi on selles, et on olemas struktuurid, mis on loodud teatud müügivõimekuse peale, nagu sa ütlesid, turu-uuringute ja muu taolise põhjal, ja siis mingil hetkel tuletage meelde, et ei Jalisco uue põlvkonna kartell ega Sinaloa pole lõpetanud kõigi teiste kriminaalsete tegevuste jätkamist. Nad jätkavad nende tegemist. Relvade salakaubandus, inimkaubandus, prostitutsiooni ärakasutamine, inimröövid, kuid neil on ka terve rida seaduslikke strateegiaid. Aga ka sellepärast, et neil on ju Euroopa turg, eks? Täpselt, neil on teised turud. Fentanyl jõuab nüüd ka Kanadasse, mis on samuti tugev turg suure ostujõuga. Ja siis ei toimu unustada, et mõne päeva pärast algab maailma meistrivõistlus. Ja kui toimub nii suur spordiüritus nagu jalgpalli maailma meistrivõistlused, siis kuritegelikud organisatsioonid õitsevad, sest kohale tuleb palju inimesi ja liigub palju raha. Seda raha jagatakse, need inimesed otsivad meelelahutust ja sõna meelelahutus võib sõltuvalt sellest, kellega räägid ja kes kuulab, tähendada erinevaid asju. Seega seisame silmitsi perioodiga, kus järgmised kuud saavad selles mõttes olema väga rasked. See on huvitav, sest see on sama meetod, mida kasutas Monsanto. Monsanto tegi neid seemneid, ma ei mäleta, maisiumi, mis oli geneetiliselt muundatud ja nad püüdsid kõik maad ära osta. Monsantol piisas seemnete müümisest naabervälja omanikule, sest kui natuke nende selle vilja seemneid sattus teise põldu, siis see teine põld ei saanud enam. Praktiliselt enam ise ennast taastoota, sest mis oli selle trikk? See tekitas praktiliselt viljapead, mis olid ühel hooajal olemas, aga täiesti võimetud tootma seemneid, mis järgmisel aastal idaneksid. Nii pidid sa seemned Monsantolt uuesti ostma, sa muutusid sõltuvaks. Ja nende tehnika, kuidas kõiki kätte saada, oli see, et piisas, kui üks nõustus ja teine kõrval ei nõustunud ja sellest piisas. Natuke seemneid sattus teisele poole, need asendusid teised, muutusid steriilseks ja sa pidid paratamatult seemned Monsantot ostma. Need on enam-vähem agressiivse turunduse tehnikad, mida nad kasutavad. See tähendab kapitalistlik meetod iseenda vastu. Jah, sest sa pead alati leidma rohkem kliente, eelkõige pead sa suutma suurendada klientide võimet taluda seda, mida sa praegu müüd. Kui nüüd Euroopast rääkida, tahtsin teile ka märku anda, sest võib-olla keegi mõkkab selle peale, eks? Aga Diego, aga Itaalias, aga Euroopas, aga see asi on juba kohale jõudnud. On teateid fentanüüli olemasolust Hispaanias, Saksamaal, mustal turul, eriti Hispaanias. Juba alates 2019 kuni 2020 aastast, kuid numbrid on opioidide tarvitamisega seotud surmade arvud Hispaanias, Saksamaal ja teistes Euroopa Liidu riikides. Need on väga väikesed numbrid juba, üks inimene on liiga palju, kuid need on väga väikesed numbrid võrreldes katastroofiga, millest me räägime Ameerika Ühendriikides.
ja nende numbritega, mis sinna jõuavad. Euroopas registreeritud juhtumid puudutavad enamasti prekursoreid ja fentanüüli, mis saabuvad Indiast ja Hiinast. Pakkidega, mis saadetakse ja mis siis kohale jõuavad. Me ei räägi siin mereteedest ega allveelaevadest, ei, me räägime pakkidest, mis saabuvad ja hakkavad turgu testima. Veelgi muret tekitavam on nende niinimetatud nitaseenide ilmumine. Ma ei tea, kas sa oled neist kuulnud, Mirko. Nitaseenid on superopioidid, mis on isegi tugevamad kui fentanüül. Need on nagu tuunitud fentanüülid ja võivad olla kuni 5 korda tugevamad kui fentanüül ise. Seega räägime ainetest, mis on 200 korda tugevamad kui heroiin. Mis on juba mõnes kohas välja ilmunud. Ma tulen tagasi selle küsimuse juurde, mida me enne arutasime. Mis kasu on neil kuritegelikel organisatsioonidel müüa tooteid, mida ei ole võimalik regulaarselt tarbida? Mis on nii hävitavad? Täpselt, sest enamasti viib selliste ainete tarvitamine lõpuks tarbija, kliendi, selles kontekstis siis inimese surmani. Viimane küsimus. Ei, enne lõpetamist on veel viimane küsimus, mis minu arvates on oluline. Mehhiko kogu selles varasemas ja praeguses segaduses. Miks Mehhiko riik pole kunagi suutnud kontrolli enda kätte saada? Korruptsiooniprobleemid nad maksavad kõigile, politseile ja nii edasi. Ning seetõttu pole Mehhiko kunagi suutnud oma territooriumi üle kontrolli saavutada. Kindlasti on tegemist mitme teguriga olukorraga. Me teame, et Mehhiko kuulutas 2007 aastal välja sõja narkokaubanduse vastu. Ta kuulutas 2007 aastal riigisisese sõja narkokaubanduse vastu. Praegu on narkokaubanduse infiltreerumine avalikesse institutsioonidesse, politseijõududesse ja kogu riigisüsteemi tohutu. Ja nagu juhtub ka teistes riikides on need olemas. Just nimelt kartellide poolt kontrollitavad piirkonnad, kus on loodud tõelised paralleelriigid. Ja, täpselt nii, nagu ütleb meile Winter Night pärast Dementia tapmist. Aga isegi kui te vaatate, otsige üles videot Chapito tabamisest. See, mis pärast juhtub, on kohutav. Sest lisaks sellele, et neil olid relvad, võib-olla näitasime seda viimati, relvad, mis neil kasutada olid, questi kartelli Mehhikos. Lisaks nendele relvadele on neil ka võime kiiresti reageerida ja kiiresti territooriumi liikuda, mis võimaldab neil jõuga, kohalolekuga ja rünnaku mõjuga üle olla politsei. Seega on väga tihti ainsad, kes suudavad nendele kartellidele vastu astuda armee. Politsei ise ei saa midagi teha paljudel juhtudel, teades, et ei saa midagi teha, teeb koostööd. Mina olen seda näinud. Ja paljud. Ladina-Ameerika riikides, Ecuadoris, Kolumbias, Panamas, mõnda aega ka Brasiilias. Mõnikord kõike, kui ma elasin piirialadel, juhtus mul näha, rääkimata nüüd riigist. Mul on juhtunud näha väikest sõjaväekasarmut, antud juhul sõjaväe oma, kus oli võib-olla 25 inimest ja noori ohvitser polnud veel 30 aastanegi. Ja selle ohvitseri silme all smugeldati bensiini, smugeldati kõike. Kasarmu ees. Sest seal oli piirijoon ja keegi ei suutnud aru saada, kuidas see võimalik oli. Ja siis said aru, et vastas olevas metsas oli 400 relvastatud mehega pataljon, kes olid seal ja kuulusid sõdivasse üksusesse. See oli antud juhul Kolumbia. Nad ütlesid, vaadake, te teesklete, et midagi pole juhtunud, ja meil kõigil on hästi. Teie teete siin oma tööd, võtate vastu need $400 kuus, mis teile antakse ja oleme rahulikud, laske meil teha oma tööd. Nii et ma kordan.
mitte põhjuslik olukord, kus tõenäoliselt pole kunagi olnud tõelist poliitilist tahet ja eriti mida need kartellid paljudes piirkondades üleval hoiavad. See on paljude inimeste jaoks elatusmajandus. Toon teile ühe näite, mis viib meid tagasi Kolumbiasse ja Ecuadori. Ecuadori põhjapiir piirneb paljude raskesti ligipääsetavate aladega Kolumbias. Kus seda toodeti ja kus kokataimi kasvatati, et seejärel toota seda valget ainet, mida me teame. Paljud inimesed, kes elasid Ecuadoris ja nendes piirkondades ei saanud hästi tasustatud töökohtadele ligi. Nad käisid tööl, ületasid jõe kanuuga 5 minutit põldudel teisel pool piiri. Raspatsin, see tähendab inimene, kes kasvatab kokataime, korjab lehed ja viib need ära. Ja siis viiakse see kohta, kus seda töödeldakse, et toota teist ainet. Ja see inimene ei olnud narkokaubitseja, ta oli nagu põllutööline Lõuna-Itaalias, kes tuli lihtsalt oma tööpäeva tegema, et teatud summa raha teenida. Seega need organisatsioonid loovad kaudse tööhõive, mis lisab inimestele, kes töötavad kriminaalorganisatsioonides nagu narkokaubitsejad, pakuvad tegelikku majanduslikku tuge erinevatele piirkondadele. Nii et kogu selle süsteemi lõhkumine, Mirko, on väga-väga raske, tõesti raske. Eriti veel, kui me räägime Mehhikost, siis seal on terve narkokultuur, on Santa Muerte, narkocorrido, narkodiiler kui eeskuju. Kui varem oli eeskujuks karabineer, jalgpallur, modell, influencer, siis nüüd on Mehhikos selleks narkodiiler. Ma tahan olla see, kellel on selline võim, kellel on selline majanduslik võimekus. Aga mitte ainult selleks, et osta suur auto, vaid võib-olla ka selleks, et osta maja. Mu ema, kes on terve elu tänaval süüa vöönud ja on 70-aastane, töötab endiselt edasi. Ja mina võib-olla, kui mul õnnestub sellesse ringi pääseda, saan tal osta korraliku maja, kus elada ja panna ta töö lõpetama. Me peame ise endale rohkem aru andma. See ongi nagu filmimüüt, nagu Gomorra, Ristisa, Escobar või mis iganes olete näinud, Sicario, eks? Jah, asi ongi selles, et ei saa kõike taanduda heade ja halbade vastasseisule ning lahti harutada narkokaubanduse jõugud. Üks küsimus, tõesti viimane, sest minu arvates on see väga oluline. Tahtsin seda ka ise küsida, nimelt see. Aga miks siis Mehhiko ei lepi USA-ga kokku ja ei lase neil sekkuda? Kõigepealt teame, et Ameerika Ühendriigid ei sekku kunagi tasuta. Seega on USA sekkumine alati selline, mille puhul teatakse, kus see algab, aga ei teata, kus see lõpeb. Ka seal tuleks aru saada, millist sekkumist soovitakse teha. Ja siis Mehhiko on ikkagi, ma kordan, keeruline riik, kus on palju huvisid, palju erinevaid huvisid mängus ja kus ka presidendi Sheinbaumi otsustusvõimalused on piiratud. Aga see pole nii. See on isiklik arvamus, see pole nii selgelt väljendunud. Ja see ei ole nii, et tema otsustab. Sheinbaum koos Trumpiga ühel koosolekul. Ja mäletage Sheinbaumi pressikonverentsi pärast veebruaris Mehhikos toimunud tapmist. Ta tundus väga šokeeritud. Tal polnud... Ma olen endiselt veendunud, et tema ei andnud seda käsku. Ja ta ei olnud ja ta ei teadnud, et sel päeval viidi läbi operatsioon Mehhiko vastu. Seega, miks tagajärjed? Jah, ma arvan, et see ongi vastus. Siis puudutab sõjalise operatsiooni tagajärgi Mehhikos. Nad võivad ühe peatüki sulgeda, aga võivad avada uue raamatu, uue loo. Sest mis nüüd juhtub, kui Mencho on surnud? Kas nüüd, kui Mencho on surnud, polegi Jalisco uue põlvkonna kartelli enam olemas? Mencho leitnandid hakkavad omavahel sõdima, et selgitada välja, kes on järgmine Mencho. Ja samal ajal, kui nemad omavahel sõdivad, et teada saada, kes on järgmine Mencho, surub Sinaloa peale, et sõdida Mencho leitnantidega ja näha, milliseid territooriume nad suudavad neid ära võtta. Selle iga kord, kui sa lööd mõnda osa nendest organisatsioonidest,
tekitad sa ahelreaktsiooni, mida on raske kontrollida. Seega need ei ole operatsioonid, mis suudaksid narkokaubanduse täielikult juurida, tuleks läbi viia laiaulatuslikke struktuurseid operatsioone. See on natuke see mõte, mis oli siis, kui 2007 aastal alustati sõda narkokaubanduse vastu, mille tulemused olid sellised, nagu nad olid. Nii et, härrased, ma tänan südamest Diegot, tänan südamest kõiki, kes meid jälgisid. Ohtume pühapäeval, räägime tehisintellektist ja jagame ka suuri uudiseid meie tehtud rakenduse kohta, mis on peagi välja tulemas. Seega räägime üsna huvitavatest asjadest ja tõenäoliselt räägime natuke ka distributiivkliendist. Mis puudutab tehisintellekti kasutamise koormust, siis see on veel üks asi, millega me tegeleme. Nii et rikkalik menüü, kas oled valmis? Tänan kõiki ja eriti tänan Diegot. Õnneks oleme meie sellest fentanyli jamast väljas, sest meil puudub see kultuur ja taust, mis on need tingimused loonud. Nii, et praegu pääseme sellest. Tänan teid kõiki. See oli rõõm. Näeme järgmine kord.